Järgnevas videos teeme ülevaate, kuidas luua 3D infomudel, et oleks võimalik kontrollida projekteeritud informatsiooni nii maa peal kui ka maa all. Siin on siis infomudel, kus on olemas hooned, teed, haljasala, valgustus ja ka maa-alused kommunikatsioonid, kus on siis hästi näha nii vesi, sademevesi kui ka näiteks kanalisatsioon ning kuidas need kommunikatsioonid paiknevad maal. Erinevad kommunikatsioonid on võimalik siis paigutada gruppidesse, et neid vajadusel sisse ning välja lülitada. Vaaturtarkvaras on võimalik koostada ka ristumise kontrolli, et automaatselt leida siis probleemsed kohad. Probleemid on võimalik salvestada ning edastada siis koostööpartneritele hiljem ülevaatamiseks. Salvestades siis kas ristumised või kohad, mis vajavad tähelepanu. Videos on kasutatud reaalseid projektandmeid Astangu tänava kortermajade ja tänava projektist. Projekteerijaks ka projekt ning hoonete projekteerija Tormi Sooveli. Tellijaks Skanska MB. Infomudeli eesmärgiks on võimalus näha kõiki projekti osasid ühes mudelis, koostada esmased ristumisanalüüsid ning saada ülevaade tervest projektist enne ehituse algust. Lähteandmetest on käesolevas projektis kasutusel siis projektlahendus, millele on lisatud ka projektsed pinnamudelid. Ja neid pinnamudeleid on selles joonises pea 30. Lisaks on olemas 3D's torud, mida on siis võimalik AutoCADis juba näha 3D's. 3D torude saamiseks on erinevaid võimalusi ja viise, kasutades siis kas erinevaid tarkvaralahendusi või teha need objektid käsitsi. Tegemist on siis antud hetkel 3D solid objektidega. Lisaks on olemas 2D's elekter koos siis valgustite asukohtadega ja on olemas ka kaugkütte toru, samuti 2D's. Seda te näete siis jällegi properties aknas, et tegemist on siis polyline objektiga, mille kõrgus on 0. Infomudeli loomist alustame siis NovaPoint Virtual Map tarkvara avamisega. Selleks peale installeerimist avaneb siis menüü, kus on võimalik avada siis NovaPoint Virtual Map modeli raken. Video lihtsamaks jälgimiseks olen koondanud lähteandmetest ühte faili ainult maapinnamudeli ning mõned olulised projektandmed. Mudeli loomist alustan pinnamudeli lisamisega siis loodavasse infomudelisse. Selleks valin siis modeleri aknast pinnamudeli ning genereerin esmase mudeli. Esmases mudelis on näha pinnamudel, kuidas ta siis joonises ja mudelis paikneb. Seejärel lisan pinnamudelile ka ortofoto, mis on tähistatud joonises selekteeritud objektiga. Ortofoto lisatakse materjalalana. Funktsioonid avanevad parema klahvi alt, valides insert ning määrates ära siis layeri, millel polyline paikneb ja määrates ära ka tekstuuri, mida siis me hetkel kasutama hakkame. Tekstuuri all on siis mõeldud materjali, mida saab valida siis loodud materjalide hulgast või siis kohe eraldi seisvast failist. Ja valin siit siis Astangu ortofoto. Vajadusel saab ortofoto parameetrid muuta. Ka hiljem loomulikult, mitte seda kohe tehes.
Lisaks tuleb siis seadistada ka mõningaid parameetreid, määrata ära, et automatic text coordinates on fit, mis siis tähendab, et tekstuur paigutatakse täpselt selle selekteeritud ala ulatuses ning tuleb ära näidata ka target layer, milleks on siis antud hetkel VirtualMapi poolt loodud spetsiaalne kiht, mis siis tähistab seda Civil 3D pinnamudelit. Seejärel uuesti mudel genereerida ning nähtaval on siis mudel, mis on siis kaetud juba ortofotoga. Haljastuse lisamiseks mudelisse saame kasutada joonises olevaid blokke või siis näiteks alasid, metsaalad või põõsastatud või mõne muu taimega kaetud alad. Selleks VirtualMapis eraldi funktsioonid nagu single element ja element areas. Single element ehk siis üksiku elemendi lisamine mudelisse toimib jällegi kihipõhiselt, valides joonisest kihi ning näidates ära, milliseid objekte sellel kihil kasutatakse. Neid on võimalik siin selekteerida üks või siis ka mitmeid, mida programm siis vahelduvalt ise kasutab. Täpsustada saab ka haljastuse kõrguse või siis laiuse ning muid parameetreid. Üksikud objektid lisatud, lisan siis ka element area ehk siis materjaliala või objektide ala ja kasutan siis selleks nõnda eelseadistatud stiili, kus on paika pandud siis konkreetne stiili nimi ning millised puud või põõsad sellele alale paigutatakse. Saab ka määrata ära siis tiheduse, kui tihedalt parasjagu need puud sellel alal paiknema hakkavad. Ja seejärel, kui joon on paigutatud vastavasse kihti, saame genereerida uuesti mudeli ning mudelis näha, kuidas siis haljastus parasjagu mudelisse paigutati. Ja siin on nüüd näha siis element area ja single elements. Järgmiseks soovin lisada infomudelisse projektsed pinnamudelid. Kuna projektsed pinnamudelid asuvad teises failis, mille ma hetkel nüüd siis avasin, toon ma need pinnamudelid siit joonisest välja land.xml faili. Analoogselt on võimalik kasutada siis ka teiste tarkvaradega tehtud pinnamudeleid. Seejärel, kui pinnamudelid on eksporditud land.xml-i, avan taas oma mudelifaili ning VirtualMapis on eraldi land.xml lisa, kus ma saan siis valida eelnevalt tehtud land.xml faili. Seejärel loetletakse kõik need pinnamudelid siin loetelus. Ning siin on võimalik igale pinnamudelile määrata ära materjal, ehk siis kas ta näeb mudelis välja asfaldi või siis haljasala või mõne muu tekstuuriga ning cut mode ehk siis kas see pinnamudel lõigatakse välja juba olemasolevast pinnamudelist. Antud hetkel me soovime, et siis kõik pinnamudelid, mis on projektsed, lõigatakse välja olemasolevast pinnast ja selleks ma saan valida siis kõik need pinnad ning lisada siit kõigile cut mode cut. Enne kui ma hakkan neid materjale märgistama, lülitan siit välja siis ka pinnamudelid, mis mind antud hetkel ei huvita. Näiteks maapind ja maapind abi. Ning siin on siis võimalik ära märkida näiteks mõned pinnamudelid, mida ma sooviksin siis kohe näha joonises või mõni mudelis teistmoodi. Ja valides siit siis näiteks surface asfalt. Seejärel genereerides mudel on siis näha antud hetkel kaks projektset pinnamudelit asfaldiga ning ülejäänud pinnamudelid peaksid olema siis sinist värvi. Selleks, et kõik pinnamudelid oleksid siis vastava tekstuuriga,
tuleb siis need vastavad muudatused siin import aknas sisse viia. Kui esmased seadistused tehtud pinnamudelite tekstuuride kasutamisel, saab loomulikult avada neid seadistusaknaid hiljem ja valida siis sobivad tekstuurid vastavalt siis vahepeal mudelit vaadates, kuidas üks või teine pinnamudel tekstuuridega kokku sobib. Kui õiged valikud tehtud, saame siit siis edasi liikuda. Hetkel taustal siis mängib kiirendatud versioon pinnamudelite ja tekstuuride seadistamisest. Nüüd lisan mudelile ka hooned, hoonete asukohad ning näiteks ka teekatte märgistuse jooned. Hoonete lisamiseks on VirtualMapis eraldi funktsioon Buildings, kus jällegi on võimalik kasutada eelseadistust või siis teha täiesti uus, määrates ära joonises olev kiht. Ja valides siis näiteks hoone tekstuuri, kas siis mõne fassaadifoto või siis lihtsalt värvi, missugusel kujul soovitakse parasjagu hoonet joonises näha. Saab täpsustada ka hoone korruselisuse, mitu korrust ning mis on ühe korruse kõrgus. Paneme siia 10 korruse tooled. Ning nagu mainitud teekatte märgised, selleks saame siis valida eraldi funktsiooni nagu road lines ning kasutan siin eelseadistatud 0,1 meetri paksuseid jooni, vahetan ära kihi ehk siis valin jooniselt juba olemasolevad teekatte märgised ning valin OK ja genereerin uuesti mudeli. Loomulikult, mida rohkem infot mudelisse juurde genereerida, seda kauem võtab aega mudeli valmimine. Ning hetkel on siis näha hooned, mis said 10-korruselised ning teekatte märgised, kasutades joonises olevat 2D informatsiooni siis. Järgmiseks lisame mudelisse torud. Kõigepealt siis torud, mille kohta on meil olemas 3D informatsioon. Nagu lähteandmetes tutvustatud, on siin CAD-failis osad torud olemas meil 3Ds ning neid me saame mudelisse kanda, kasutades mesh objekte. Selleks loome siia vastavad seadistused ning valime joonisest vastava kihi. Ning kui me jätame materjali määramata, siis kasutatakse joonises olevat värvi. Selleks, et hiljem oleks võimalik koostada ka ristumiskontrolli, lisame nüüd erinevad distsipliinid siis gruppidesse. Ja selleks loome siia grupi, võtame vesi ning kordame analoogset toimingut ka teiste toru objektidega. Olles lisanud kõikide torude konfiguratsioonid ja genereerinud mudeli, saame nähtavale siis mudelis kõik need torud. Ja kuna me paigutasime kõik need torud eraldi gruppidesse, siis on VirtualMap Viewer aknas ka gruppide funktsioon, mida siis saab antud hetkel edukalt kasutada ning neid gruppe siis ükshaaval siin sisse ja välja lülitada. Selles videolõigus on näha nüüd, kuidas on võimalik 2D andmetele tuginedes lisada mudelisse 3D informatsiooni ja seda XREF-ist kasutades siis kaugküttetorusid näitena. Lisame VirtualMapi seadistuses vastava layeri ning määrame ära sügavuse meeter maapinnast ning seda siis ka siin taustal praegu näha. Olles määranud ära siis kaugküttetoru, analoogselt on võimalik määrata ka teisi kommunikatsioone 2D infole tuginedes. Praeguses näites lisan XREF-ist ka
valgustid. Valgustid tähistavad siis vastavad plokid. Valin vastava tekstuuri ning määran ära grupi, kus ma soovin seda valgustit näha. Kui kõik see on tehtud, saan taaskord genereerida mudeli ning näen siis juba mudelis äsja lisatud kaugküttetoru ja ka valgusteid. Ning tuletan meelde seda siis 2D informatsioonile tuginedes. Lisatud infot on võimalik siis VirtualMap Viewer aknas ka näha, aktiveerides vastava funktsiooni. Projekti lõppfaasis on võimalik lisada TVG joonisest ka detailsed arhitektuursed hooned. Nagu siin TVGs hetkel näha, on 3 korterhoonet, mille lisame siis mudelisse, kasutades VirtualMap Mesh objekte. Aja kokkuhoiu mõttes on mudel hetkel valmis genereeritud, et näha, kuidas siis need hooned välja näevad.